Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Me räägime edasi himust. Ja see võib-olla ei kõla üldse kenasti, aga see on nüüd üks asi, mille kohta väga selgelt Piibel ütleb, et see on midagi sellist, mida ei ole võimalik rahuldada. Ja seda, nagu öeldakse, ei tasu üritadagi, sest et nagunii see ei õnnestu ja tegelikult kogu selle asja mõte on ka see, et kui seda ei ole võimalik rahuldada, siis pole mõtet sellesse suunda liikuma hakata. Ja kui hakkame seda konkreetsemalt vaatama, siis ma arvan, et see peaks iga ühele väga selgeks saama. Ja kui me vaatame jälle õpetussõnade 30. peatüki ja eelmine saade sa lugesid, seda loeme uuesti. 15. salmist ütleb nii: verekaanil algab juba hästi. Verekaanil on 2 tütart. Anna, Anna. 3 asja on, mis ei saa täis. 4, mis ei ütle küllalt. Surmavald, viljatu üsk, maa, mis ei saa küllaldaselt vett ja tuli, mis iialgi ei ütle aitab. Nüüd see ongi, ta toob siin tegelikult väga olulised asjad välja, kuigi see on väga lühike kirjakoht, aga kui me hakkame vaatama, rääkides himust, eks ole, ta ütleb, et 3 asja on, mis ei saa täis. Himu on täpselt samamoodi, ta ei saa kunagi täis. See ei ole see, et sa kallad, eks ole, klaasi, eks ole, midagi ja on mingi hetk, kus ta saab täis. Himu on miski, mis on põhjatu. See ei saa kunagi täis, ütleb. Ta kunagi ei ütle, mis ta ütleb siin, küllalt. Ta kunagi ei ütle, sest et see on enesepettus. Vahest inimesed mõtlevad, et näiteks see, et no ainult see kord, ainult see üks kord. See ei jää kunagi nii-öelda ei esimeseks ega viimaseks korraks, sest et himu kunagi ei ütle küllalt. See on see, et inimene tegelikult teeb mingisuguse teo või eksib siin või komistab seal ja nüüd see on enesepettus, kui me mõtleme, et enam minuga seda ei juhtu. Enam minuga kunagi seda ei juhtu. Kui me ei distsiplineeri ennast, kui me ei kontrolli ennast, siis see juhtub uuesti ja uuesti ja uuesti. Miks? Sest et me oleme andnud nüüd tegelikult himule nii öelda nagu näpu. Ta ütleb väga hästi ka, et kuidas see ütlus on, et anna kuradile näpp ja ta võtab kogu sinu ihu, eks ole. Et täpselt nii ongi, sest et himu on sünnitatud tegelikult kuradi poolt. See on temast sündinud asi. See ei ole mitte midagi, selles ei ole mitte grammigi midagi, mis oleks jumalik. See on täielikult kuratlik ja põrgust pärit asi. Ja see kunagi ei ütle küllalt ja ta ütleb ka, et see kunagi ei ütle aitab. Nii et me ei tohi ennast petta ennast, sest et see, mida Piibel ütleb väga selgelt, see, mida me nii-öelda oma elus toidame, see tegelikult kasvab. See kasvab ja kui me toidame oma himu, mis see tähendab seda, et näiteks inimesed, kes vaatavad, toome selle teema näiteks siia, kes vaatavad näiteks seebioopereid televiisorist või loevad mingisuguseid armastusromaane. Nüüd, mis see on? Sa õhutad endas üles mingisuguse igatsuse, himu, janu, mingi asja järele. Ja nüüd, mida rohkem sa neid asju vaatad ja mida rohkem sa neid asju loed ja mida rohkem sa neid asju kuulad, siis tegelikult see himu ei lähe kunagi väiksemaks, vaid see kasvab, see läheb suuremaks. Nii et me ei tohi ennast petta. See on väga ohtlik asi, kui me hakkame toitma seda himu poolt, eriti inimesed, kes on vallalised, kes ei ole abielus. Neil ei ole mitte mingisugust asja tegelikult, et hakata toitma seda külge. Miks? Sest et Piibel ütleb ka, et ärge nagu äratage või ärgitage seda armastust või siis ütleme seda, ta ei räägi jumalikust armastust, ta räägib, ütleme, inimlikust armastust, see, mis põõdutab meie emotsioone ja tunded ja kõike seda, et ärge seda äratage enne, kui on õige aeg. Ja kui sul ei ole kedagi silmapiiril, keda sa tead, et Jumal on öelnud, et see on tema tahe, tema plaan, et te peaksite abielluma ühel päeval.
siis seal ei ole mitte mingisugust põhjust, et ega luba isegi Jumala käest, et me võiksime hakata ärgitama või äratama neid emotsioone või tunded endas ülesse. Miks? Sest tegelikult sellega me hakkame õhutama ülesse himu mingi asja järele, milleks meil ei ole veel põhjust. See ei ole veel see aeg. Nii et me peame teadma, millal on õige aeg mingiks asjaks. Sest ainukene asi terves piiblis on ainult üks asi, mille kohta Jumal ütleb, et himustage seda. Ja see on tema sõna. Himustage minu sõna, nagu ta ütleb, see nagu väiksed vastsündinud beebid, kes nad nii-öelda himustavad või tahavad seda ema piima. Täpselt samamoodi me peaksime himustama Jumala sõna, aga mitte midagi muud. Nii et himu on tegelikult üks väga kuratlik asi, üks väga ohtlik asi. Ma loen ühe omapärase kirjakoha, see on Ilmutuse raamatus ja 2. peatükis ja Salm 14 ütleb nii. Aga mul on pisut sinu vastu. Nüüd Jeesus räägib oma koodustele, et sul on seal neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes Baalakit, nüüd Baalak oli üks kuningas, kes siis kutsus Bileami, et tema neaks talle Iisraeli rahva, sest et ta tahtis Iisraeli rahva nii-öelda vastu sõdida, ta tahtis neid lüüa. Ja nüüd ta ütles, et sina prohvet tule ja sina nüüd nea mulle Iisrael, et ma saaksin nii-öelda võidu tema üle. Ja kes tahab lugeda Vanas Testamendis, see on päris huvitav lugu, kus siis see Bileam läks ja ka jälle, kui lugeda, siis tegelikult ta läks Jumala sõna vastu, sest et Jumal ütles talle alguses väga selgelt, et ta ei läheks. Jumal ütles, et ta ei taha, et ta läheb. Ja ometigi lõpuks ta läks ja ta ei saanud mitte needa Iisraeli rahvast, vaid ainult õnnistas neid, sest et Jumal ei nea oma rahvast, Jumal ainult õnnistab oma rahvast. Ja nüüd muidugi see kuningas, see Baalak oli väga-väga vihane Bileami peale, et ta ei neednud Iisraeli talle. Ja nüüd aga kuna jällegi sellele prohvetile see kuningas lubas tohutuid varandusi ja rikkusi, kui ta neab Iisraeli rahvast. Nüüd, mis juhtus? Ta jäi sellest rikkusest ilma, sest et Jumal ei lasknud teda needa, Jumal ainult õnnistas oma rahvast. Ja nüüd ta oli selle dilemma ees, mis ma nüüd teen. Ja nüüd oligi see, et siin mis on selle loo nii-öelda see põhisisu on just see, et ta lasi sellel himul, selle varanduse järele ennast vedada. Ja ta tegi midagi, mida Jumal tal tegelikult ei lubanud teha. Ja nüüd, kui nii-öelda see kuningas nii vihastas tema peale, loomulikult see oli järelikult, kuule, pühi oma suu puhtaks kõigest sellest varandusest, mis ma sulle lubasin. Ja mida ta tegi, mida siin kirjakoht just ütleb, et ta õpetas seda kuningat ja ta õpetas võrgutama Iisraeli, sööma ebajumala ohvreid ja hoorama. Kujutad ette, see tähendab seda, et ta läks selle kuninga juurde ja ütles, et okei, Jumal ei lase mind Iisraeli needa, aga ma õpetan nüüd sulle, kuidas sa saad Iisraeli rahva tuua needuse sisse, kus nad langevad sinu ees. Ja see oli see, kui sa võrgutad nad sööma ebajumalate ohvreid ja hoorama. Ja ta ütles sellele kuningale, et saada nii-öelda oma kõige kaunimad ja kenamad naised nüüd Iisraeli leeri, jälle, et need Iisraeli mehed, kui nad näevad neid kenasi naisi, neil tekib himu nende järgi ja nad astuvad üle Jumala käsust ja nad hakkavad hoorama nendega ja see tähendab nende langust, sest et Vanas Testamendis oli väga selgelt, kui nad nii-öelda eksisid Jumala sõna või Jumala käsu vastu, siis tegelikult tuli needus nende ellu ja nii-öelda siis vaenlased said võidu nende üle. Nii et see Bileam, see prohvet õpetas seda kuningat, kuidas panna Iisrael komistama. Ja nüüd see ongi see kuratlik strateegia tegelikult ka just nii-öelda meie elus tänapäeval, kristlaste elus, sest et jälle, kui me teeme täpselt seda sama viga, et nagu me oleme rääkinud, me hülgame Jumala sõna või need Jumala käsud või see, mida Jumal on meile kogu aeg oma sõnas rääkinud, ära seda tee, ära sinna mine, ära selle inimesega läbi käi või ära seda vaata, ära seda kuula. Kui me seda eirame, see tähendab seda, et me hülgame Jumala, me hülgame tema sõna ja nüüd, mis juhtub? Me tegelikult nüüd me teeme pattu Jumala vastu sellega. Ja nüüd me avame ennast tegelikult kõigele sellele, mida patt toodab. Haigused,
puudus, igasugused hädad, õnnetused, me ei tea, mis meiega võib toimuda. Miks? Sest et me oleme pannud ennast tegelikult nagu avanud ukse kuradile ja öelnud, et nüüd tule ja hävita mu elu. Miks? Sellega, et me oleme astunud üle Jumala käsust tegelikult. Ja jälle me näeme seda, et see prohvet siin, mis oli see, mis hakkas teda vedama, oli see himu selle varanduse järele. Miks ta tegi selle sammu? Miks ta tegi kõike neid valesi asju? Sellepärast, et seal oli midagi, mida ta himustas. Ja nüüd toome sellesse konteksti, kui inimene, kui kristlane laseb nii-öelda sellel himul ennast vedada kellegi teise inimese poole. Kui kas sa oled abielus ja see ei ole sinu abikaasa, see on keegi teine inimene, või kui sa oled vallaline ja sa lased oma himul vedada ennast kellegi suunas, kes sa tead, et see ei ole sinu tulevane abikaasa isegi. Jumal ei ole öelnud sulle, et see on tema plaan ja tahe, et te abielluksite. Siis tegelikult me astume üle Jumala käsust, me astume tegelikult nüüd väga ohtliku tee peale, kus on okkad ja paelad ja augud ja igasugused hädad tegelikult. Ja see on ainult üks suur pettus, sest et jälle, ega vaenlane tuleb meid petma nii-öelda asjadega, mis meile meeldivad ja mis tegelikult paistavad väga kenad ja paistavad väga ihaldusväärsed. Ja kui me laseme ennast petta, siis tegelikult see lõpuks hammustab meid ja me oleme hädas, sest et see ongi pettus. See ongi pettus. Himu on pettev tegelikult ja me peame seda teadma. Nüüd üks asi, mis võib mõnel inimesel tekkida, kui seda teemat kuulab, et jah, te räägite, et himu on paha ja me ei peaks selle alistuma, aga anna mulle mingisugune konkreetne strateegia või mis ma saaksin teha, et mitte selle alistuda. Mis on need võtmed nii-öelda, mis annavad selle võimaluse mul see uks kinni panna. Nüüd meil on Uues Testamendis päris palju sellest räägitud ja Galaatia kirja 5. peatükis on üks väga huvitav kirjakoht. 5.13 siis. Sest teie vennad olete kutsutud vabaduseks, aga mitte lihale aiet andvaks vabaduseks, vaid teenige üksteist armastuses. Vaata, vahel mõned inimesed räägivad ka, mina olen ka vaba, ma olen vaba kõigist asjadest. Ja nüüd me peame aru saama sellest, et siin ka see kirjakoht toob väga selgelt selle välja. Ei ole olemas absoluutset või nimetaks lausa anarhialikku vabadust. Me oleme alati, nagu öeldakse, mingisuguses alluvuse situatsioonis või positsioonis. Ja kui me oleme kristlaseks saanud, siis me oleme vaba küll patust ja me oleme vaba kuradi võimusest ja me oleme väga paljudest negatiivsetest asjadest vabaks kuulutatud. Aga me oleme allutanud ennast Jumalale. Just. Et see on väga selge asi, et see on, meil tuleb olla, nagu öeldakse, ikkagi mingis alluvuspositsioonis, mingis kohas, see ei ole absoluutne vabadus, mis mina tahan teha, teen kõike, mis mulle pähe tuleb. Et see on üks asi, mis tasub meeles pidada. Sest kõik käsk on täidetud ühes sõnas, nimelt selles armasta oma ligimest nagu iseennast. Aga kui te ise keskis purelete, üksteist sööte, siis katsuge, et üksteist ära ei neela. Aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid. Nüüd see fraas on midagi sellist, mis mõne inimese jaoks võib-olla mõtleb, et mis asi käige vaimus. Mõne jaoks see väljend käima vaimus on üldse kuidagi väga abstraktne või kuidagi väga ülivaimulik, et siis sa oled nagu kuidagi mingis imelikus seisundis või ma ei tea, kuidagi nagu päris ei tea enam, mis üldse ümberringi toimub. Tegelikult see ei ole see. Lainut tõlge näiteks tõlgib selle 16. salmi sellisel kombel. Ta ütleb, aga mina ütlen, käige ja elage harjumuslikult pühas vaimus, vaimule reageerides ja vaimu poolt kontrollitud ja juhitud olles. Siis te kindlasti ei rahulda liha ilma Jumalata inimloomuse himusid ja ihasid. Nüüd see ongi see väga selge strateegia. Mis tähendab, me käime vaimus. See on see sama, et mis me teeme? Me oleme püha vaimu poolt kontrollitud ja juhitud. Ja nii-öelda samas ka me oleme valmis reageerima, tähendab seda ka kuuletumad alla. Et mismoodi on üks kristlane püha vaimu poolt juhitud? Piibel räägib väga selgelt, et see sama rahu meie südames. Meil on rahu, teadmine, see on õige valik. See, ja samas vahete vahel on ka nii-öelda just kogu punane tuli. Me teame, et seda ma ei peaks tegema. See ei ole õige. Me järgime tegelikult püha vaimu oma südames. Ja see puudutab elu, ütleme, erinevaid valikuid. See puudutab ka seda, kellega me läbi käime,
kellega me suhtleme, mida me teeme. Väga paljusid valikuid ja kui me oleme Jumala vaimu poolt juhitud, me ei pane ennast negatiivsetesse situatsioonidesse ja negatiivsetesse olukordadesse. Eelmises saates sa tõid just ka välja selle, kuidas Taavet oli ka vales kohas, valel ajal. Ja see tekitas tema elus väga suuri probleeme tegelikult, tõi katastroofi põhimõtteliselt tema ellu. Nüüd see sama just on, tänasel päeval me võime olla juhitud pühast vaimust ja mitte olla vales kohas ja valel ajal, aga see on see teadlik otsus, et ma tahan olla juhitud pühast vaimust. Ja nüüd ta ütleb edasi veel siin seoses selle vaimu juhtimise ja ütleme vaimus käimisega teemaga. Ma olen siis Galaate kirja 6. peatükis ja 19. salmis ütleb, aga lihateod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarnast, millest ma teile ette ütlen, nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus ehk enesekontroll, selliste vastu ei ole käsk. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega. Nüüd, mis jaoks ta toob sellise võrdpildi välja liha risti löönud? Me näeme seda, et tegelikult ka Jeesus rippus risti peal. Ja miks inimesi tol ajal ka löödi risti tegelikult, see oli, mingis mõttes oli see ka karistus, aga samas see räägib ikka sellest, et nagu öeldakse, see liha, see inimese ihu suri tegelikult seal. Ehk see tähendab seda, et me nii-öelda teeme ühe selge otsuse, et meie liha ehk meie füüsiline inimene ei ole see, kes dikteerib seda, mis me teeme, mismoodi me käitume, mismoodi me elame. See ongi tegelikult see sama liha risti löönud, ehk siis ta räägib ühest sisemisest inimesest, vaimsest inimesest, kes on valitsemas, kes on nii-öelda valitsemas meie elus. Et mitte meie emotsioonid ja mitte meie füüsiline ihu ei valitse, vaid meie sisemine inimene, meie vaimne inimene on see, kes valitseb. Ja see ongi see sama tegelikult, millest ta räägib just väga palju see ongi see oluline asi, et see suhe Jumalaga, see, et sa kuuled, mis Jumal on tegemas ja järgid seda, mis on sinu vaimus, sinu südames. See on see põhiline asi, see on teema, millest kindlasti on võimalik veel palju detaile välja tuua, aga see on üks väga oluline ala tegelikult, mis Galatia kiriga siin konkreetselt just paika paneb. Ja kui me räägime üldse seksuaalsuhetest, siis eriti selle teemaga on see, et tihtipeale on just inimesed võivad, ütleme, teiste inimeste ees ja teiste inimestega koos olles jätta väga hea mulje, et kõik oleks nagu korras ja kõik on tore nende elus. Aga samas seal on asjad, mida nad võib-olla teevad või praktiseerivad kodus või kuskil, kus keegi ei näe. Ütleme, nüüd mõeldes inimesi, eks ole, kus teised inimesed ei näe ja ei tea ja inimesed vahest mõtlevad, et keegi ei tea, keegi ei näe, keegi ei kuule. Ja ma võin rahulikult siin istuda, eks ole, üksinda ja teha seda ja teha teist ja praktiseerida ei tea mida. Nüüd, ja tihti isegi kristlased unustavad selle tõe ära, et Jumal näeb kõike. Ja Jumal kuuleb kõike ja ta ütleb Piiblis isegi, et Jumal isegi teab, mis on meie südames. Nii et jälle me peame mõtlema kogu aeg selle peale, et kui seal on mingid asjad, mida me tahame nii-öelda nagu peita teiste inimeste eest. Järelikult seal on midagi valesti selle asjaga. Seal on midagi valesti. Et see on jälle see, et sa ütled, et me peame olema vaimust juhitud. Püha vaim ei juhi meid tegema asju, mida me tahame peita teiste eest. Mis on nii-öelda nagu mingisugused salajased ja asjad, mida keegi tohi näha ja keegi tohi teada. Aga miks sa peidad seda? Järelikult seal on midagi, mis ei ole õige, mis ei ole hea. Ja tegelikult meie südametunnistus isegi tunnistab meile seda ja räägib ja sellepärast me peidame ka teatud asju. Aga meie elus ei tohiks selliseid asju olla. Sest et järelikult seal on midagi, mis nii-öelda me oleme lasknud oma himul tõmmata ennast mingi asja sisse, mis tegelikult ei ole õige ega hea. Nii et eriti ka abikaasade vahel, seal ei tohiks olla saladusi. Ei tohiks olla, sest et see juba näitab, et midagi on kuskil viltu. Aga ma läheksin õpetussõnadesse jälle 5. peatüki ja ma loen 18.
19. salmi siit. Vahetame natukene käiku. Ütleb, olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noore ja naisest. Nüüd me oleme rääkinud sellest, et väga paha ja ohtlik asi on see, kui me läheme rahulolematusse. Ja. Me peaks olema Jumalale tänulikud üksteise eest, me peaksime tundma rõõmu üksteisest. Amen. See on see, mis lastakse nii-öelda kaduma minna abieludes tihti. On just see lihtne üksteisest rõõmu tundmine. Ja see on tegelikult see, mis hoiab asju elus, mis hoiab asju värskena ja mis hoiab meid ka tegemast lolle ja rumalaid otsuseid ja valikuid. See, kui me oleme rahul olemises, kui meil on rõõm üksteisega koos, nagu lihtsalt koos olles ja me tahame koos olla. Miks? Sest, et meil on tore koos olla. Me tunneme sellest rõõmu. Ja ta ütleb, et tunne rõõmu oma noore ja naisest, kes on otse kui armas ema hirv, kena kaljukits, ta rinnad joovastagu sind igal ajal, eksi alati tema kallistustesse. Ta räägib just sellest sinu enda naisest. Kunagi ei tohiks olla see, mitte kunagi ei tohiks abielus tekkida seda situatsiooni, kus keegi kuskil väljas on minu jaoks saanud tähtsamaks või kallimaks kui mu abikaasa. Amen. Järelikult ma olen kuskil astunud üle piiri, ma olen kuskil eksinud Jumala sõna vastu. Ma olen laskunud ennast tõmmata valesse suunda ja see on juba, peaks panema nii-öelda punase tule põlema mul. Midagi on kuskil valesti, kui keegi teine on minu jaoks kallim või olulisem kui oma abikaasa. Nüüd vaatame ühte väikest lõiku ühest loost ja see on 1. Moosese raamatus 26. peatükis räägib Iisakist. Ja ma loen 7. salmist. Iisak oli siis kellegi teise rahva keskel elamas seal ja ta ütleb, et kui kohalikud mehed küsisid tema naise kohta, Rebekka kohta siis ta ütles, et see on mu õde, sest ta kartis öelda, see on mu naine. Mõeldes ise, muidu kohalikud mehed tapavad mind Rebekka pärast, kuna ta on ilusa välimusega. Aga kui ta seal pikemat aega oli viibinud, vaatas Abimelek, vilistide kuningas kord aknast välja ja nägi, et vaata, Iisak kallistas oma naist Rebekkat. Siis Abimelek kutsus Iisaki ja ütles, vaata, ta on tõepoolest su naine. Kuidas sa siis võisid öelda, ta on mu õde? Ja Iisak vastas temale, ma mõtlesin, et muidu ma ehk pean tema pärast surema. Nüüd, mõtleme natuke, kas see oleks vale, kui vend kallistab oma õde? Ei ole vale. Vennad ikka kallistavad vahest oma õdesid, eks ole? Aga tähendab, mis nagu tõi selle kuninga Abimeleki sellesse punkti, kus ta sai aru, et siin mulle on valetatud, see ei ole tema õde, see on tema naine. Sest et midagi oli selles kallistuses, mida ta nägi. Ja see oli teistmoodi. Ja mulle meeldib, kui vaadata tegelikult seda sõna siin ka, kus ta eesti keeles ütleb, et ta kallistas oma naist, siis see on tegelikult algtekstis on see üks väga huvitav sõna, ühe väga huvitava nii-öelda, mida see nagu tähendusega. Ja see sõna tähendab tegelikult kõvasti naermist. Sa mõtled, kuidas see saaks tähendada sihukest asja. Aga see ongi see, et see toob ideaalse pildi sellest, et Iisak ja Rebekka seal, neil oli lihtsalt tore aeg koos. Nad olid seal kallistamas, kindlasti arvatavasti, aga just see, et nad olid naermas kõva häälega, nad olid võib-olla rääkimas, nad võib-olla tegid nalja oma vahel ja neil oli tore aeg. Ja kuningas Abimelek nägi seda aknast ja ta ütles selle peale, see ei ole tema õde, see on tema naine. Mis näitab seda, et mehe ja naise vahel peaks olema see rõõm, see tore koos olemine, see üksteise nautimine. See, et ma ei naudi mitte kellegi teise õe või vennaga koos olemist koguduses või kuskil mujal. Ei, ma naudin oma abikaasaga koos olla. Ja ma naudin seda aega, mis meil on koos, kus me räägime asju, kus meil on tore, kus me naerame. Ja see on see, mis näitab tegelikult, et see abielusuhe on terve, et see on rajatud õigele alusele ja et see on ka püsiv. Sest et kui see rõõm kaob ära tegelikult abielu suhtest, siis midagi tegelikult
kaob ja seda vahest ei saagi enam tagasi, sest et rõõm on see väga oluline nagu, kuidas öelda, koostisosa, mis peaks olema abielus ja mida ei tohi kaotada. Amen. Nüüd vaatame ühte üsna tuntud kirja kohta, see on Hebra 13:4. Ütleb, abielu olgu igatpidi au sees ja abieluvoodi rüvetamata, sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielu rikkujaid. Nüüd ma loen selle sama salmi laindud tõlkes. Ja siin ta toob päris palju huvitavaid nagu nüansse ja ka sellised erinevad sünonüüme välja. Ta ütleb, et abielu olgu au sees. Ja siis ta ütleb, peetud vääriliseks, hinnaliseks, kalliks ja eriti armsaks kõiges. Et see on üks asi, mis peaks olema tegelikult midagi sellist, mis me mõtleme oma abielu kohta. Et see on kindlasti vääriline, see räägib siis väärtuslikkusest. Ehk siis ka hinnaline on teine sünonüüm. See tähendab seda, et see on midagi olulist, see on väärtuslikkus, on see, millega ma tahan oma tähelepanu panna, see on see, millega või oma abikaasaga ma tahan aega veeta, siis ka kalliks ja eriti armsaks. Ja niisugused erinevad väga head sünonüümid, mis kirjeldavad väga mitme külje pealt just seda, missugune on meie jaoks abielu. Ja siis ta ütleb, ja nõnda olgu abieluvoodi rüvetamata. Et kas pole huvitav, et ta paneb need kaks asju omavahel kokku. Et kui me peame abielu väärtuslikuks, siis me peame ka seda väärtuslikuks, et me hoiame oma seksuaalsuhet nii-öelda puhtana. Ma mõtlen just seda selles mõttes ka, et me ei lase selle kõrvale tulla kedagi teist inimest. Keegi teine inimene ei ole nagu oleks aksepteeritav sellesse situatsiooni, sellesse konteksti. Ja mõtlen siis selles mõttes just nagu kõrvalsuhtena. Ja ta ütleb, et abieluvoodi siis rüvetamata hoitud austuses, sest Jumal mõistab kohut ja karistab ebapuhtaid kõiki, kes on süüdi seksuaalsetes pahedes ja abielu rikkujad. Nii et see on väga konkreetne ja karm, tegemist on Uue Testamendi kirjakohaga. Vahetevahel inimesed mõtlevad seda, et Jumal rääkis sellest, et ta karistab ja nii-öelda mõistab kohut. Et see oli Vanas Testamendis. Et Vanas Testamendis Jumal oli kohtumõistja ja karistaja. Et Uues Testamendis me elame armu ajal. See on Uue Testamendi kirjakoht. Ja me peame aru saama sellest, et nagu öeldakse, see ei ole lihtsalt ükstakõik ja suvaline, kuidas me elame, mis on meie suhted ja et see ei avalda mulle elu. Et küll ma saan andeks ja me saame andeks, aga nendel asjadel on tagajärjed. Me peame sellega arvestama sellega ja see tagajärg oli Taaveti elus. Tema valed valikud, kuigi et me teame, ta parandas küll meelt selles situatsioonis, kui prohvet tema olukorra paljastas, aga sellel siiski olid negatiivsed tagajärjed. Et see on selles mõttes asi, millega me peame arvestama, inimesed vahest mõtlevad selle kuuldes armust ja kuuldes andestusest, et see nagu tähendab seda, et ma võin elada, kuidas mul parasjagu meeldib. Ei, me peame arvestama sellega, et Jumal on ka tänasel päeval ka karistaja ja ka kohtumõistja. Ja see, mis ma tahan ka igaühe südamele panna, on see, et me tõesti väärtustaksime oma abielu. Ja midagi imelist, mis Jumal on meile andnud, kui sa oled inimene, kes on abielus ja sinu abikaasa on väärtuslik inimene ja see peaks kõigi meie puhul niimoodi olema.